Kas skorpioni märk on hirmuäratav ja miks kõik skorpioni märki kardavad? Mis on skorpioni märgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogia õpetaja. Selles videos ma räägin sulle skorpioni märgist, skorpioni märgi energiast. Me kõik oleme mõjutatud ka skorpioni märgi energiast. Sest sodiaagi märgid, mida on 12 tükki, me kõik võtame sodiaagi märkide energiaid vastu. Sodiaagi märgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese. Ja me kõik oleme mõjutatud nendest kõikidest energiatest. Meil kõigil on meie isiklikus sünnikaardis mingisugune teatud elusektor ka skorpioni märgis. Meil võivad olla ka mingid planeedid skorpioni märgis, aga kui planeete ei ole, siis kindlasti on mingisugune astroloogiline maja meil skorpioni märgis. Mis tähendab siis seda, et me just mingis teatud elusektoris hakkame ilmutama just nimelt skorpionile omaseid omadusi. Skorpioni märk esindab äärmuslikku kirge, emotsionaalsust, sügavust ja sümboliseerib puhastusprotsessi. Meie ülesanne läbi skorpioni märgi on minna puhastusprotsessi ja nähtavale tuua meie alateadvuse pimenurgad. Skorpioni märgis me kohtume peamiselt 9 alateadvuse pimenurgaga, mida nimetatakse ka meie, võib öelda, sisemisteks teemoniteks või lohepeadeks. Nendel on väga palju erinevaid nimetusi, aga sisuliselt on tegemist meie alateadvuse pimenurkadega, mida meil on vaja näha. Aga skorpioni märgis me ühel juhul kaitseme kompromissitult neid pimenurki, et valgus sinna ei jõuaks, sest pimedus ei armasta valgust. Aga just nimelt läbi skorpioni märgi elu hakkab meid lükkama ja sundima sinnapoole, kus me peame valguse viima oma alateadvuse pimenurkadeni ja nähtavale tooma selle, mis on seal kuskil sügaval peidus. Nüüd vahemärkusena siia juurde, et meil kõigil, meil igal inimesel on alateadvuses mingid pimenurgad ja see ei ole nii, et see on ainult skorpioni märgis sündinud inimestel, sest me oleme ju mõjutatud kõik ka skorpioni märgi energiast, et meil ei pea olema päikesemärk skorpionis, aga me oleme kõik sellest energiast mõjutatud. Ja igal inimesel on need pimenurgad olemas. Aga nüüd skorpioni märk, seal meil ei ole võimalik enam neid pimenurkasid varjata, vaid need hakkavad järjest ja järjest tulema nähtavale selleks, et me saaksime need puhastada, selleks, et me saaksime selle energia või need pimenurgad puhastada ja selle energia muuta, kasvada nendes kohtades. Ja millised need 9 peamist pimenurka siis on? Esimene on, võib öelda lühikese nimega siis seks, aga mida see tähendab? See tähendab siis seda, et me võime mõelda kõik, mis sellega seostub, et kuidas on lood nüüd selle tasakaalu hoidmisega. Kui me liialt vagatseme, hoiame midagi liialt kuskil kontrolli all, siis see on jällegi üks äärmuslik väljund. Teine äärmuslik väljund on sel juhul, kui me oleme ülemääraselt sõltuv seksist. Nii et see koht vajab teadvustamist läbi skorpioni märgi, et kas seal on pigem selle energia allasurumine või on see kuidagi teises äärmuses, et kuidas see viia siis tasakaalu. Teine alateadvuse pimenurkadest, mis tahab nähtavale tulla, on seotud meil mugavusega.
Skorpioni märgis seostub mugavus eelkõige omamises ehk millegi omamises, omandis. Nüüd, kui meil on liiga mugav, et meil on kõik olemas ja meil on liiga mugav, siis ei toimu kasvamist, aga skorpioni märk lükkab meid puhastusprotsessi. Ja selleks, et me vaataksime, kuidas meil on lood ka selle mugavusega endal seal alateadvuse pimenurkades, võib vabalt juhtuda, et kas meil juhtub midagi meie omandiga, meil võetakse midagi ära, me kogeme mingeid kaotusi, selleks, et me hakkaksime seda kohta enda elus ümber mõtestama. Kolmas pimenurkadest on seotud rahaga. Ühelt poolt, kui me lihtsalt soovime seda raha omada, materiaalseid väärtusi muudkui koguda ja omada, siis me pigem oleme ka selle märgi negatiivses pooles. Samamoodi me võime tegelikult koguda vaimseid väärtusi. Me muudkui kogume ja kogume neid, aga mõte on see, et me ei oleks sõltuv ja mis puudutab ka vaimseid väärtusi, siis meil on vaja seda jagada. Ehk me kogume, aga me võiksime ka seda infot jagada kellegagi. Mis raha puudutab, siis skorpioni märgis peidab ennast vaesuse hirm. Ja see on alateadlik koht, mida meil ongi vaja märgata, et me teadvustaksime seda hirmu vaesumise ees ja et me ei klammerduks liialt omandisse. Järgmine alateadvuse pimenurkadest on hirm. Skorpioni märgis peidab ennast väga palju erinevaid hirmusid, mis on võib-olla kohe tavasilmale nähtamatud, sellepärast et need on kontrolli all, need on kontrollitud. Aga skorpioni märgis on meil tõesti väga erinevaid hirmusid. Hirm vaesumise ees, hirm vanaduse ees, hirm, et keegi lükkab mind liivakastist välja, hirm ebaõnnestumise ees ja nii edasi ja nii edasi. Seal on väga palju hirmusid, mis nüüd, kui me ei teadvusta seda kohta, hirmud tõmbavad meil südame kokku ja me võime muutuda selliseks kalgiks. Vahel kirjeldatakse seda skorpioni märki ka nii, et seal on selline külmus, kalkus, kõik on kontrolli all, siis see on üks alateadvuse pimenurkadest, mis on seotud nende hirmudega, et läbi skorpioni märgi me õpime nende hirmudega toime tulema. Ja me läheme ka selles kohas puhastusprotsessi ja muudame seda energiat. Hirmudest on võimalik vabaneda vaid sel viisil, kui me hakkame oma teadvuse tasandit tõstma. Sest kui me tunneme hirmu, siis me samal ajal ei kuule oma intuitsiooni. Selleks, et kuulata ka oma intuitsiooni, meil on vaja panna need hirmud kuidagi kõrvale. Skorpioni märgis on ka väga tugev kontrollivajadus. Milles see kontrollivajadus seisneb? Sügavamal tasandil on see soov kontrollida just nimelt seda 9 pimedat alateadvuse nurka, aga see võib väliselt hakata toimuma niimoodi, et me tahame kontrollida väliselt teisi inimesi, me tahame kontrollida mingeid olukordasid, kuid selle nii-öelda sügavam ajend on seotud sooviga kaitsta meie enda pimenurkasid. Nii nagu ma ütlesin, et pimedus ei armasta valgust. Järgmine skorpioni alateadvuse pimenurkadest on vihkamine. Vihkamine on samuti üks äärmuslik väljund ja seotud eitamisega. Kui me hakkame oma sagedust tõstma
siis meil on võimalik hakata rohkem ilmutama armastust, ehk vihkamine ja armastus on tegelikult üks ja sama telg. Et kus me selle energiaga oleme, et millisel tasandil me oleme, et kas me oleme seal väga madalal, väga suures vihkamises ja eitamises, sest vihkamine on eitamine, või me oleme jaotuses ja armastuses. Järgmine skorpioni pimenurkadest on võimujanu ehk siis soov tunda ennast kõrgemal positsioonil, omades kellegi või millegi üle võimu. Ehk see on ka nüüd üks pimenurkadest, sellepärast et võimujanu on purustav jõud. Et see pigem purustab, see ei loo mingit väärtust. Ehk meil on vaja teadvustada, kuidas on meie elus lood selle võimujanuga. See võib olla ka väga varjatud kujul, et kõik, mis puudutab meie alateadvuse pimenurkasid, need ei ole niimoodi kohe selgelt sulle nähtavad ja loetavad, need on varjatud kujul. Ja kõige parem, mis puudutab ka vihkamist, on siis võimujanu, samamoodi võib olla ka vihkamine, aga võimujanu on võib-olla analüüsida, mis on sinu tegevuse motiivid, ehk miks sa midagi teed, mis on sügavam ajend. Järgmine pimenurkadest uhkus, soov asetada ennast teistest kõrgemale, teistest tähtsamale positsioonile, liigne tähtsustamise soov, aga uhkus hakkab meile ka pikas plaanis tooma kannatusi, sellepärast, et elu hakkab meile õpetama, et me kõik oleme olulised, me kõik oleme väärtuslikud ja eneseliigne tähtsustamine hakkab pigem tooma kannatusi. Samuti on üks pimenurkadest eraldatus, kus mõistus tahab eraldada ühed kõrgemale positsioonile, teised madalamale positsioonile. Ja jälle läbi selle me loome kaost. Me saavutame edu siis, kui me märkame tervikut, kui me märkame sarnasusi. Ehk see eraldatus, ta loob negatiivsel juhul vastandumisi, et üks on üks pool, teine on teine pool, üks on parem, teine on halvem, aga edu saabub meile siis, kui me märkame sarnasusi. Ja viimane skorpioni märgi pimenurkadest, peamistest 9 pimenurgast on julmus. See on siis põlgus, mittesallimine, kellegi välja tõrjumine, kellegi välja naermine, kuni julma vägivallani. Ehk on hea mõelda ka, kuidas sul siis elus selle kohaga on, et muuta seda energiat ja luua midagi uut. Sest julmuse energia me saame muuta kaastunde energiaks. Niisiis tegemist on siis 9 väga olulise alateadvuse pimenurgaga, mida me läbi skorpioni märgi hakkame tooma valguse kätte. Me hakkame neid puhastama ja me muudame energiat. Skorpionis on väga suur jõud ja see jõud on antud selleks, et me saaksime ümber sündida, tuhast tõusta, uuesti alustada, kui on vaja. Ja mulle meeldib väga üks lause, mis sobib hästi skorpioni märki kirjeldama. Me tõuseme siis, kui me langeme põlvedele. Kuidas sul on kõige parem vaadata, kuidas on sinu elus lood skorpioni märgiga, isegi kui sa oma sünnikaarti ei tunne, et millises elusektoris on sinul siis skorpioni märk.
siis on väga hea ennast jälgida just sellel perioodil, kui transiitne päike jõuab Skorpioni märki ja see on igal aastal perioodil umbes 20. oktoobrist kuni 20. novembrini. See on väga intensiivne aeg meile kõigile tegelikult, sellepärast et Skorpioni energia on üks tugevamaid ja intensiivsemaid ja äärmuslikumaid. Nii et ühel juhul on see periood ülihea enesearenguks, märkamiseks ja energia muutmiseks. Sellised mõtted sulle täna Skorpioni märgist. Kindlasti kuula ka teisi sodiaagimärkide videoid, sa võid saada enda jaoks väga olulisi taipamisi. Ja kui sa soovid tulla astroloogiat õppima või minu personaalsele konsultatsioonile, siis minu kontaktid leiad siit video alt. Ja kui sulle meeldis see video, siis pane like ja telli minu kanal, jaga seda nendega, kellele see info võib olla kasulik. Mina olen sulle väga tänulik ja näeme juba järgmises videos.